Tere õhtust Eestimaa, tere õhtust Eesti Karjamaa, tere õhtust kõik Eestimaa lambad, nii mustad kui valged, nii villased kui pügatud. Eraldi tervitus kõikidele juhtoinastele, samuti Karjamaa karjustele. Sügavad tervitused talitajatele ja väga erilised tervitused lihunikele. Täna õhtul on Eesti lambidel võimalus kuulda esimest Eestimaa lammaste lambahäälingu lämpkasti, mille lindistus on toimunud Musta Lamba erakonna rahvusvahelises peastaabis. Millest me täna räägime? Räägime sellest, miks peavad valitsejad meid kõiki lammasteks. Samuti räägime juhtumist, mis leidis aset Musta Lamba erakonna liikmega ühes Eestimaa kaubanduskeskuses. Seega püsige lainel. Esimene Eesti lambahääling alustab ja see tõotab tulla väga-väga põnev. Poliitikute arvamus ei ole palju muutunud alates 18. sajandist. Kui Ameerika Ühendriikide üks asutajatest George Washington kuulutas, kui sõnavabadus võetakse ära, siis võib meid, alandlikke ja vaikseid juhtida tapmisele nagu lambaid. Kas tuleb tuttav ette? Meid ju ühitakse praegust tapamajja, otse teed tapamajja. Tänapäeval nimetatakse lammasteks neid, kes kuulekalt ja mõtlematult järgivad teisi. Ära ole lammas, nii öeldakse, kui sind kutsutakse mõtlema oma peaga ja mitte alluma kellegi teise tahtele. Tõde on see, et lambad on väga targad ja nad on targemad kui enamuses poliitikuid arvab. Kindlasti pole tegemist lammastega, kes on vaid grillimiseks ja kasulikud või nende vill on hea. Võtke teadmiseks, et me oleme intelligentsed ja kaasaegsed nutilambad. Just nimelt, nutikad lambad. Milles meie nutikus seisneb? Lambad suudavad järgmise 2 aasta jooksul meelde jätta ja seejärel ära tunda vähemalt 50 inimese näod. Kui mitte kauem, mis enamise inimeste jaoks on kättesaamatu tulemus. Seega, meil on väga pikk mälu, me jätame vajalikud näod lihtsalt meelde. Mida me neist arvame? Mida me arvame poliitikutest? Miks me peaksime need näod meelde jätma? Sest nad kujutavad ette, et lambad on rumalad, kaitsetud ja üldiselt kahjutud olendid, kes rändavad sihitult läbi heinamaade ja küngaste. Lambad oleks kui loodud paksu villa ja sööda või liha jaoks. Las nad siis mõtlevad niimoodi. Aga kõikidele poliitikutele meeldetuletuseks. Lambad söövad rohtu kuni väga madalale maani. Kui neid on palju, hävitavad nad lihtsalt karjamaa. Vaadake ringi ja te näete lõputut lambaid, kes võivad teie karjamaa hävitada. Lambad näevad ka kõikjal mundrikandjad. See neile meeldib, kuna suures enamuses on kõik valged ja sõnakuulelikud lambad. Mis aga juhtus Musta Lamba erakonna Musta Lambaga? Sellest räägime kohe peale reklaami. Tere tulemast omade sekka. Kui sa tunned, et riik peab ka sind lambaks, siis oled oodatud meie seltskonda. Ja nüüd edasi. Mis siis juhtus mõned päevad tagasi? Musta Lamba erakonna auliige Vorona Lambi läks nagu ikka tavapäraselt sisseostu tegema. Lambi on aga selline, natuke omapärane ja tal on selline komme, et ta võttis juba ammu kuulda oma erakonna soovitused. Mitte enam rääkida, vaid kõikjal määgida. Ükskõik mida lambi käest küsid, lambi teeb mää. Astus lambi siis uhke sammul kaubanduskeskuse uksest sisse, kuni ühtegi piirasid teda 2 politseinikku. Stopp kodanik, ütlesid välja sirutatud kombitsetega mundrikandjad. Koroona lambi mõttes alguses, et ta ületas kõndimise maksimaalset piirsamme, mis on koroonalambale määratud 10 meetri läbimiseks. Ehk piirnorme, kui kiiresti sa tohid kõndida. Aga ei, küsimus oli selline. Kodanik, kus on teie mask? Lambi ütles vastuseks siis mähe. Politsei mõtles, et sellega tehti nagu nalja. Küsisid uuesti, et kodanik, miks te maski ei kanna? Lambi tegi uuesti mähe. No siis oli juba politseinikud päris närvis ja vaatasid teineteise nagu tõupullid otsa ja küsisid veel kord, et me küsisime teie käest, kus on teie mask, miks te maski ei kanna, miks te ei allu seadustele? Lambi tegi uuesti mähe. Ja siis öeldi lambile, et tulge kaasa, lähme kurja häälega. No läksid siis parklasse politsei auto juurde. Lambil kästi käed auto kapoti peale panna, jalad arki, üks kohendas käsi, teine kobas 2 jala vahelt midagi. Ja otsiti siis välja tema taskut läbi ID-kaart välja ja küsiti, kas olete teie. Meil on vaja teid identifitseerida. Lambi tegi mähe. Selge, tegu lambaga ja järgmisena istuge autosse ja uurime asja edasi. Mida te siin määgite kogu aeg? Siis hakkasid autos klõbistama mingisugused elektroonilisi seadmed, mingisugused mikrofonid, saatejaamad, kõik hakkasid äkki ragisema tööle, keegi kellegiga rääkis, kuhugile helistati, midagi uuriti, midagi klõbistati ja sõit läks otse politseijaoskonda. Politseijaoskonnas tehti mingi suur protokoll lambile, lambi istus vaikselt, öeldi, et kirjutage alla. Lambi tegi mähe ja mitte millegile alla ei kirjutanud. Isegi ei hakanud läbi lugema. Tegi lihtsalt mähe. No siis oli kuri majas. Järgmisena toimetati lambi kongi. Lambi mõtles, et okei, puhkan vähekese. Aga ei, kongi uks tehti lahti, kas sa juua tahad, kas sa süüa tahad, no teenindamine oli nagu vippvärk kusagil presidendi hotellis. Lambi muudkui tegi mähe. Ja ei mitte midagi. Istus edasi. Läks mingi tund või 2 mööda. Lambi kamandati kongist välja. Lähme nüüd, kodanik. Tulge kaasa. Lambi läheb kaasa, viiakse uksest välja, vaatab mingi suure punase ristiga valge auto, 6-7 inimest skafandritesse riietatud, kõigil mingid kuplid, maskid, kindad, kummikud jalas nagu ufonaudid, kõik tervitavad lambid. Olge lahked, istuge autosse, me viime teid koju. Lambi istus autosse, mõtles, et jumal tänatud, sellise eskordiga saab koju, aga mis juhtus, viidi hullumajja hoopis lambi. No midagi, lambi läheb hullumajja uksest siis sisse, mõtleb, et polegi hullumajja saanud, psühhiaatri jutule järjekorra pikad raha ka ei ole ja viidigi lambi eelisjärjekorras sinna vastuvõttu.
Ühed uurivad, ühed küsivad, lambid teeb ikka mää. Lõpuks karkas kõigi lind täis ja ütlesid, et kuradi hull, jälle sa oled siin, jälle sa määgid, mine ära koju. Kasisid minema ja mida kiiremini, seda parem. Ja mis järeldused me võime teha? Lambad jäävad alati lammasteks. Ükskõik mida sa teed, lammas jääb lambaks. Ei ole võimalik politseil lambaga midagi peale hakata, ei hulluarstil, ei kohtunikul ega poliitikul, kellel iganes. Nii et olgem lambad, jäägem lammasteks ja vahetuseks ehk lõpetuseks siis meiepoolne reklaam. Ehk tere tulemast omade sekka, kui sa tunned, et riik peab ka sind lambaks, oled oodatud meie seltskonda. Selline kukkus välja esimene Eestimaa lammaste lambahäälingul lämpkast, mille lindistus toimus Musta Lamba erakonna rahvusvahelises peastaabis. Kõikidele meelsat määgimist! Mää!